Tere päevast jälle, jätkan mõtisklusi. Jalutasin natukene, mõtlesin, et näen veel mõnda krookust, mõnda nägin, aga nad on siin Tartu botaanikaaias juba suuresti ära õitsenud. Nii et on huvitav, kui habras on tegelikult loodus mõnes mõttes, et habras ja tugev samaaegselt. Et krookused on juba ära õitsenud, aga näha on juba huvitav mingeid muid lilli. Et ühed tulevad, teised lähevad, teised tulevad. Nii see looduses on. Aga minu seekordne mõtisklus oleks siis teemast, mis minu jaoks on väga selline põnev, võib-olla tavainimeste jaoks ei ole. Võib-olla ma ise ka tavainimene, aga ma olen selline tavainimene, kelle jaoks teema on väga põnev, olnud aastakümneid väga põnev. Ja ma tahaksin rääkida kambüüsist, ka kambüüsi kapist, kambüüsi salakapist lausa, ja kambüüsi ampsudest. Et 3 teemat. Kõik on tegelikult kuuluvad teema alla kambüüs. Et kambüüs on minu jaoks olnud, ütleme, lennureiside ajal üks mu lemmikpaiku. Et suurtes lennukestes on neid mitu. Kui ma olen turistiklassis, eks enamasti, kauglendudes ma tahan alati olla lennuki sabas. Et seal on alati 2 sammu kambüüsini ja siis on alati seal mingid noored stjuardessid, kes annavad külma õlut või sooja tassikese teed või klaasikese mahla või. Et ilusaid mälestusi on. Mäletan, üks oli Lufthansa lennukis, see ei ole kauglend, aga seal muidugi ka kambüüs oli seal taga. Ja siis ma loivasin sinna sabasse ja seal oli üks noor tüdruk, kes kooris keedumuna. Et ju ta ei tahtnud lennukitoitu süüa, siis tal oli oma tervislikum variant kaasa. Siis ma ütlesin talle, et kas ma saaksin ühe külma õlle ja siis ta andis selle mulle. Kambüüsidega on niimoodi, et kui on need kauglennud, siis seal kambüüsis on ka üks kapp, kus on tavaliselt peal kirjas, et see on ainult meeskonnale mõeldud ja seda lahti teha ei tohiks, üldse midagi seda lahti teha ei tohiks. Aga kui veab, siis on võimalik mõnikord näha, kuidas selle kapi uks on irvakil või isegi lahti. Ja siis kapist tavaliselt tuleb keegi välja või läheb sisse. See on siis nende stjuardite ja stjuardesside puhkepaik. Kui on pikad lennud, siis nad mõned tunnid igaks puhkab, eks ju, ja siis tulevad sealt üle, käivad seal kapis puhkamas. Kambüüs, see sabakambüüs oli minu jaoks ka niivõrd põnev koht, et kui ma olin äriklassis, siis äriklassi need tähtsad influencerid ütlevad, et tuleb minna matkama. Ja siis ma, sellepärast, et kui sa turistiklassis sa ei saa matkama minna, eriti ei saa, turistiklassi piirides muidugi saab, aga lennukis üldiselt ei saa, sest kõrgemates klassides ei ole viisakas minna. Aga kui sa oled ise kõrgemas klassis, siis põhimõtteliselt saab. Et selles lennukis oli ka mingi väga väike esimene klass, ma nägin seal 3 inimest. Aga see oli kuskil nurga taga, ma ei tea, kus see oli, sest mina olin otse selle lenduri kabiini taga, mul oli otse vaade. Mitte otse, aga kui ma paremale vaatasin, ma nägin seda ust. Ja siis ma mõtlesingi, et ma lähen matkan natukene. Leidsin siis ühe stjuardessi, kes nägi välja nagu teiste stjuardesside ülemus, vanem naisterahvas, väärikam. Ja ütlesin, kas ma tohiksin minna matkama. Ja tema ütles, et tohib ikka ja siis ma sain esimest korda elus neid maagilisi kaardinaid puudutada, mida tavaliselt puudutada ei tohi, nägin neid magnetidega kinni ja jõudsingi sinna taha kambüüsini. Ja selle kambüüsis tekkis selline rõõmu selline tunne, sest vana tuttav, vana hea koht, eks ju, kus ma turistiklassi reisides alati on palju olnud. Ja ma soovitan, et kui te teete kauglennu turistiklassi, pange ennast hästi sinna taha. Et seal on kõige toredam. Seal on kõige toredamad inimesed alati. Seal on kõige lähemal, kambüüsil on hea lähedal olla, sest saab igasugused nikse-näkse ja õlut ja tore on see kambüüsi lähedus olla. Ja siis tulin tagasi. Ja ma rääkisin kambüüsist ja ma rääkisin kambüüsi kapist, aga mis need kambüüsi ampsud siis on? Et kambüüsi ampsude olemasolust ma sain teada, et selline termin on üldse olemas. Hiljuti, kui ma hakkasin äriklassis reisima, jah. Sest kui äriklassis antakse see menüü, siis seal menüüs on selline alalõik, mille nimi on ingliskeeles galley snacks. Ja tekkis ka mõte, kuidas see nüüd eesti keele tõlkida, jah. Et galley on üks kambüüs, eks ju, aga snacks, eks ju. Ma vaatasin Google Translate'i, seal oli kirjas, et on kambüüsi suupisted ja ma ei ole selle tõlkega nõus, sest suupist on ikkagi mingid vaagna, mingid väiksed võileivad või mingid sellised, et seal on igasugused, seal on kartulikrõps, tavalised kallimaid, mingid küpsised, mingid rosmariiniga näiteks ja sellised karamelliga popcorni ja
sellised puuvilja loomulikult ja šokolaadi ja noh, sellised, aga noh, nad ei ole otseselt nagu suupist, pigem nagu sellised niksid, näksid või midagi sellist. Et jah, et võib-olla siis tõlkida nad nagu kambüüsi niksideks, näksideks või siis ampsudeks, et jah, et see on hea mõte, kuidas neid tõlkida, see amps on kuidagi natukene nagu rahvasõna, et kambüüsi ampsud. Jah, see on nüüd keeleteadlastele mõte, keeleteadlastele ma tean, nad ei reisiäriklassis nii palju, aga kuidas tõlkida Galley Snacks eesti keelde? Palun, kuidas seda tõlkida ära? Et no ma võin muidugi kambüüsi snäkid, aga see on liigselt kaldu inglise keeles, kambüüsi suupitsad kindlasti ei sobi. Ja lisaks muidugi selle kambüüsi suupitsad alla käivad ka sellised väiksemad road, et on väga uhkeid lennuliine või lennufirmasid, mis nagu pakuvad isegi hamburgereid ja selliseid suuri võileibu, sooja võileibu ja mingid väiksemad, isegi mõningad neid samu toite, mis õhtusöögis pakuvad, ka selle kategoorial pakkuda, nii et seal on nagu kõike. Et nad ei ole isegi niksid, näksid, nad ei ole kindlasti suupisted, absoluutselt kõik, mida saab nagu väljaspool nagu toidukordi süüa. Isegi supp võib seal olla, isegi supp, et kui mingi Aasia lennufirma tohib isegi pakkuda nuudlisuppi näiteks, ma ei tea, mingite, nende vontonitega või nende pelmeenidega, mis neil on seal, jah. Et see on küsimus, kuidas tõlkida Galley Snacks eesti keelde. Võib-olla jah, kõige lähem on kambüüsi ampsud, aga jah, et amps on natukene võib-olla rahvapärane sõna, et siis kas see sobib äriklassi, et see on küsimus. Kui sobib, siis see tõlge on minu kõige parem. Kambüüsi suupised kindlasti ei ole hea tõlge, kambüüsi niksid, näksid ei ole hea tõlge, kambüüsi snäkid ei ole hea tõlge, kambüüsi mingi toit kuidagi väga hägune. Ühesõnaga, jah, et selle üle peab mõtlema. Mõtlesin ka ühe eesti keele omapära peale, et kui ma kirjutan selle mõtiskuse pealkiri mõtiskus kambüüsist, siis on ju kahe tähendused. Esiteks tähendab see nagu mõtiskus kambüüsi kohta, mida see mõtiskus on, ja teiseks tähendab see mõtiskus, et ma olen ise kambüüsis ja mõtiskan mingi muu teema kohta kambüüsist. Aga kuna see video läheb üles ja on selgelt näha, et ma ei ole kambüüsis, ma olen siin puu all, siis järelikult kahemõttelisust tegelikult ju ei ole. Kambüüs ise, muidugi kirjandushuvilistel on huvitav, sest kui mõelda näiteks siis kambüüsi, kas või nende ampsude peale, mis nagu silme ette tuleks, kirjandushuvilistel tuleb mingid laevakuivikud ja mingi see sidrunitsest ja siis toores kartul ka, sest skorbuut oli ju teema, skorbuut oli tõsine teema talle, jah. Võib-olla mõni heeringas ka. Nii et jah. Et kui õnneks meil vist õnneks, jutumärkes õnneks, meil ei ole ühtegi Eesti lennufirmat. Air Baltic aeg-ajalt räägib eesti keeles ka, aga enamasti ei räägi. Vähemalt lendude ajal ei räägita. Et siis võib-olla see ei ole teema ja need on ülised lennud, et nad seal neil kambüüsi neid ampse pole. Et need kambüüsi ampse on ikka, kui sa lähed ikka mingi Airbus A380 või A350 peale või Boeing 747 peale, siis on need olemas. Ja, vaat. Nii et peamurdmiskoht peenetele keeleteadlastele. Mida teha kambüüsi toiduga? Kuidas seda eesti keeles kirjeldada?